õhtust teile kõigile siin Pajusi Ubases rahvamajas, et alustame siis Pajusi külaseltsi jõuluüritusega. Kui valisime, siis igas lauses kuidagi kohe meenus Pajusi külaselts ja meie tegemised. Kopp, kopp, kopp. Karu ärkas, haigutas ja tatsas siis koopa suule, et kutsumata külalistega pragada. Mõelda vaid, heast peast segatakse teise talveund. Ta avas ukse ning tema koopasse sörkis ja vupsas ja vudis ja kargas üks veider seltskond. Kõik need olid sellised loomad, kes tavaliselt talveund magavad. Hurraa, ka meie metsas on jõuluvana, hüüdis konn, siim ja nahkhiir kooris. Karu kratsis veidi kukalt ja nõustus. Ta kleepis ette samplast habeme ning oli seega üsna jõulumehe sarnane. Siil aga hakkas kuuseks. Ta ronis taburetile ja ajas okkad turri. Väga tore ja hubane olemine. Siis aga sai teatavaks, et Siil on ulangust teinud ja kõik marjad oma ukse küljest ära söönud. Ent riidlema temaga ei hakatud. Ei sobi ju kallil jõuluõhtul tülitseda. Järgmine kord pugin enne jõule kõhu kõvasti täis vabandas Siim ja tõmbus häbelikult kerra. Lõpuks sai pidu läbi ja külalised läksid laiali. Tuli neil nüüd talveuna, nagu kord ja kohus lõpuni magada. Ka karu sättis end tüdile. Aga enne veel pistis ta pea koopast välja ja hüüdis häid jõule teile Pajusi külaseltsi liikmed ja sõbrad. Ja nagu talvisel ajal ongi, eks seltsi tegevus ka võib-olla natuke rohkem tõmbub meie armsasse külamajakesse, on oma tegemistes natukene on jõuluvana või tublid projektikirjutajad Kopi projektist meile võimaldanud generaatorit ja liiderprojektist Robert Murunitugi. Vaatame, kes tulevad lavale. Pehme lomi katab magava maa. Tibatillukestest jälgedest vii kodust kodusse, vii aknalt aknale, jõulutule näitavad tee. Poisid, tore, et tulla saite ja häid jõule teilegi. Kus sa siis üksi jõulda oled siin? Võime sulle seltsi? Ja, seltsiks ikka. Oma armast vanaisat mulle ikka vaatama. Vanaisa, sul midagi süüa on? Ja, ma lähen panen verivorstid koha jo. Kas pulksu peale? Mida? See on niisugune pooleks lõigatud kukel, mille on igasugust asju. Pohti vahel ja selline. Neid müüakse
nende juurde, kes sõna ei kuula. Sa pead tagasi tulema. Ega nad heade laste juurde tagasi ikka ei tule küll. Kuidas me nüüd vanematele helistada saame? Vanemad ju teavad, et te minu juures olete. Mis häda teil helistada veel siis on? Vanaisa, sa tahtsid rääkida, kuidas vanaaegsid jõulureetid. Räägi mulle. Ei, mina viitsin, et vanaja lugusid kuulata. Aga mina viisin. Teate, poisid, vanasti lahendati ka kõik vaidlused kas sõrme tõmbamise või vägikaikaveoga. Ja noh, see, kes võidab, selle soov jääb peale. Ühtlasi on see ju tore ajaviide ka. Ja noh, vaatame ka, kas teie sõrmed peale ekraani libistamise midagi muud ka teha mõistavad. Jõulueeli Kive kandes kirjatooja kõige rohkem kirju toonud. Ja mees, kellega ei ole, nägid päkapikud ajasid pea segi. Hea küll. Ei kanna ka ilusat salmi. Meie kanname, me panime kõik garderoobi. Siin on nii suur ja. Kelle kõva kalli. Oi, kallistada meile meeldib. Sobib, ära pikka jah tee, nii nagu see mees hakkas. Teda on ära minna enam, noh. Päkapikud lahked head. Salmi mina peast ei tea, aga mul on ilus keha. Ma võin teile trüppida. Ütlesime, teate, ta on väga tagasihoidlik, ta tegelikult tahab öelda, et ta on väga õnnelik, et tal on tervist ja ta saab tööd käia. Jah, olla võib. Nii. Ei, kui läks teise peo peale, muidu oleks tantsida saanud. Kas sa soovid tantsida? Siis oleks, aga nüüd ei. Ei, aga me paneme muusikat kohe tulla. Ei, mõistlik. Siin on, vaadake, ta istus siin oma naistes juures ju. Vaadake, kui palju naisi siin on ei olegi oma naist vaja. Poisid ajavad pärast mul kamba kokku, annavad nurgad hakkab peksa. Ma loen salmi. No loe. See sobib ka. Ikka tean, et taati ja ta vahvat õllevaati, kus ta suure rahuga laskis õlut vahuga. Jõuluvana seda proovis ja siis kiitis seda taati ja ta vahvat õllevaati. Võta see. Peaasi, et õnnelik oled. Ma loodan, et see sobib. Ilusat aasta lõppu. Kaugel Põhjamaal täna sõidab siia taop ja purgal kalas kuljused olid see saani ees. Aisa kell, kõla kaugele, oi kui kaunis keedu. Saanikke. Meil on päkapikud käinud, aga mina neid ei näinud. Siivaja. Lõpuks leidis jõulumees kinda kingikotti. See on nii tore lugu, tead minul. Kaerajan, karga välja kaema. Kaerajan. Sina said plaksutada, mina sain tantsida. Nad ikka mulle kätte. Aga ma arvan, et kodus küsid topelt selle eest. Anna mingi ülesanne talle. Just õhtu, kui koju lähen, las mingit tööd hakkab tegema. Kokku lepib. Ja kui ta ühtegi tööd ei taha teha, siis ütle, et 5 käte kõverdust. Ei, seda ta ei tee. Enne ma lasen tööle minna. Kiri on siin. Loeme koos, aita mul lugeda. Külaselts. Ja meile meeldivad inimesed. Meile peavad midagi tegema. Olgu, nii, mida te teha oskate? Ma arvan, et nad oskavad nii palju, nad on terve aasta, ma tean ju, jumal, jälle näed, juba jälle päkapikud annavad mullegi teada, jälle saadavad kontorisse, jälle nad tegid seda, jälle nad on pargi all, jälle nad teevad projekte, istutavad puid, nad kogu ma olen ka kuulnud, et see on täitsa müstika, ja, aga mitte meie, vaid kõik need, kes siin on. No vot, ja, ma ütlengi, et ja, kindlasti, meie oleme ikka meeskond, on ja. Meie oleme need, kes ei tea, kes ainult kamandavad teisi. Ei, seda me kuulnud ei ole. Mina ei kuulnud, et kõik annavad oma.